Aitäh tulemast ja tere kõigile. Mina olen Markus Vihma, ma olen tänase päeva moderaator. Ja enne kui kuskile sisse asume, ma paluksin avasõnad Hollandi suursaadikul Karen van Steegeren. Please. This last part I understood. Dear guests, speakers and co-organizers, it is an honor for me to welcome such a diverse audience representing business community, government and knowledge institutions that are all interested in the same topic to develop a strategy towards a circular economy. And I think it's also the only way to get to a circular economy by working together between all the parties that are represented here. Everything that we do as human beings relies on what our planet gives us. We have known for a long time that there are limits to the capacity of Earth, and it is therefore time to build a new system that will take us to a new type of economy, from a linear economy to a circular economy. 1 year ago, the government of the Netherlands presented a government-wide program for a circular economy with the ambitious targets for a 100% circular economy by 2050. To measure the progress, there is a midterm checkpoint with a goal to have a 50% reduction in the use of raw materials in 2030. As far as I understand, Estonia is now also at the stage of starting discussions how to get to a circular economy. Being so advanced in digitalization and having achieved remarkable efficiencies in many fields, it is only logical that to take the next step to a circular economy, to circularity. I'm happy to welcome and introduce to you today 3 of the brightest experts from the Netherlands, on circular economy, who will share their experiences, their ideas and their best practices with you. I will mention their names, they will be further introduced to you. We have Christian Kraaienhagen, Matthew Fraser and Rick Veenendaal. Very warm welcome to you to Estonia. I hope today's seminar will inspire you to take steps towards a more circular world, that it will inspire you to collaborate, both within your own networks, but also internationally. And last but not least, that it will inspire you to set up partnerships between companies and knowledge institutions in Estonia and the Netherlands. All the signals show that there is potential for circular economy cooperation. I would like to thank the Estonian Association for Environmental Management and Sustinere for co-organizing this event. We have greatly enjoyed cooperation up till this moment, and that will remain like that in the future, I'm sure. I'm wishing you an informative seminar, and I am looking forward to welcome you at the end of this afternoon at the Dutch residence to continue discussions and networking to get to know each other better. Thank you. Thank you. Thank you, Ambassador. Tere tulemast ringmajanduse seminarile. Nagu natukene on juttu olnud, seda korraldavad siis Hollandi saatkond, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ja jätkusuutliku konsultatsiooni ettevõtte Sustinere. Kõigepealt, et aimu saaksite, mis täna üldse juhtuma hakkab, siis päevakava ei ole väga pikk. Kõigepealt alustame Hollandi näidetega. Hollandi spetsialistid, keda suursaadik sissejuhatas, räägivad oma kogemusest, sest miks on üldse Hollandi näide oluline? Holland on Euroopas ringmajanduses, võib öelda, kõige edasi jõudnud. Ehk neil on olemas juba pikaajaline kogemus ning täna on meil kõigil võimalus sellest kogemusest ka õnneks osa saada. Peale pausi tulevad Eesti konteksti ja Eesti ettevõtete kohta
ettekanded ning paneel, diskussioon võimaluste ja probleemkohtade arutamise üle. Et vaadata, kuidas ringmajandus, kas see on ainult Hollandi teema, kas see on ainult Euroopa teema või kuidas see saaks olla ka Eesti teema. Ja hiljem tuletan veel meelde uuesti, aga need rinnasildid, kus teil on nimed peal, nende abil on hea tuvastada teid suursaatkonna residentsi vastuvõtul Toomrüütli 1, kus ootavad teid joogid ja suupistud ja midagi rohkemat ka, sest meil tuleb ikkagi palju mõtlemist täna. Mina olen, nagu ma ütlesin, Markus Vihma, ma olen tegelenud erinevat moodi ringmajandusega nii praktikas kui teaduses juba hea 6 aastat. Ning olen ühtlasi teadur ja doktorantuuris, uurin ringmajanduse disaini kokkuleppe võimalusi. Ja üldse kuidas sai üldse see seminar täna alguse oli, et päris palju on hakanud ringmajandus tekkima tähelepanu alla meil siin ka Eestis. Põhiliselt on olnud tänu Euroopa eesistumisele on muidugi poliitiline selline tähelepanu, sest Euroopa Komisjonil ja Euroopa Liidu poliitikas on suured ringmajanduse poliitikad välja mõeldud, mis ka meile jõuavad. Kas täna või homme on start-uperitele isegi ringmajanduse hackathon suunatud. Ja kõige selle juures tundsime, et on võib-olla puudu või mida tahaks veel rohkem teha, on ka ettevõtetele ja ettevõtjatele suunata ringmajanduse arutelu. Nii Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, Hollandi saatkond ja Sustineere me kokku saimegi. Ja ringmajandus Eestis on küllaltki uus mõiste, kuid ega ta väga uus ei ole maailmas. Võib-olla kõige esimene näide sellest, kus seda kontseptsiooni tõstatati, oli juba aastal 1966 raamatus Maa kui kosmoselaev läbi galaktika või midagi sellist. Mis on mõte lihtsalt sellest, et kosmoselaev väga selgelt peab olema suletud süsteemi, kuidas siis seda saaks käigus hoida nagu kosmoserännak läbi kosmose. Täpsemaks oli võib-olla pidada alles 1990-ndaid, kui hakati vaatama, majandusteadlased hakkasid vaatama seda, millised on lineaarsel ehk kuhjavale kulutaval mudelil on keskkonnamõjud ning said aru, et siin on mingisugune tasakaalu häire, kuid tõelist momentumit hakkas teema alles koguma võib-olla viimased 10 või 5 aastat, kui on kokku saanud nii poliitiline aktiivsus ja ka ettevõtete aktiivsus erinevate lahenduste katsetamisel, arutamisel ja proovimisel, kuidas saavutada majandus, mis ei oleks kurnav keskkonnale. Aga selleks võib-olla kõige parem viis, et saada ühele lehele, Marko aitab mul panna ühe väga lihtsa, aga kõike hõlmava video teile vaatamiseks. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food. Energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies,
No resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. All right. Veits pähkel, aga pähkel, mida me äkki saame läbi hammustada. Kui te olete märganud, oma istmetel on ka pähklid, millega saate hääletada siin. Siin on üks küsimus seina peale asetatud. Saate, kas pähkli asetades purki saate vastata küsimusele, mis on teie arvates. Küsimus on ringmajandus tasub minu ettevõttes end ära siis, kui toode, teenus, lahendus muutub seeläbi kliendi või lõpptarbija jaoks eelkõige. See on siin 3 varianti, milliseks ta peaks muutuma. Sest et ilmselgelt on uut moodi mõtlemine käib veits teistmoodi kui vanat moodi mõtlemine, kuid kuidas see täpselt peaks toimima, ei pruugi olla ilmselgelt kohe esmaselt lihtne. Täna tuleb juttu küllalt laialdastest asjadest, makrovaatest, sektori vaatest, Eesti vaatest. Ja üldiselt ringmajanduse puhul, nagu see videoga näitas, on kõik sellised ringlused. Ükskõik, kust nad siis ka tulevad, kas on tootmisest või kasutajalt, lõppkliendilt või pärast seda, kui lõppklient on kasutanud või kust see ringlus pihta hakkab, aga see ongi see ringmajandus, mida me taga ajame nii-öelda. Ja ettevõtte seisukoha pealt on siin erinevad asjad, mida saab teha konkreetselt toote vaatest. Ja erinevad näiteks toote eluea pikendamisega või materjalide taaskasutamisega ja toode kui teenuse pakkumisega kaasnevad muidugi igasugused riskid ja palju võimalusi. Riskid, et kas võib selle jooksul näiteks verest tühjaks joosta, kuni jõuad täpselt lahenduseni, mis kliendile sobib. Ja võimalused, et kuidas on võimalik sellega tohutult kokku hoida ja näiteks leida uued kliendisegmendid, keda seni üldse ei olnud ettevõttel juurdepääsetavad. Ja ettevõtte ärimudelite arutelu tuleb ka täna paaris ettekandes küsimuse alla. Sest et see ei ole, kui vaadata ringmajandust, mis süsteemselt, mis kohati nõuab suuri ümbermuudatusi, mitte ainult ühe toote, ütleme siis ümbertöötamisel, või näiteks ka selles, kuidas toodet disainida, kuidas toodet turundada, kuidas kommunikeerida seda uuendust, mis on nüüd ettevõttes sisse ja vastu võetud, kuidas oma meeskonda orienteerida selle uue muutuse ümber,
kuidas katsetada, kuidas katsetamine viia ettevõttesse sisse ja muuta normaalsuseks ning kuidas hoida oma ettevõtted siiski oma suunal ja oma missioonil, kus ta on seni olnud ja edu toonud, siis tuleb vaadata kogu ettevõtet oma kontekstis ehk süsteemselt. Ja arvestades ka näiteks digitehnoloogiate pealetulekut ja selle muutusi ja võimalusi ja rääkimata füüsiliste ja bioloogiliste tehnoloogiate.